okei. Tere, esimene vaataja, et tere tulemast loomaaeda. Mina olen loodushariduse spetsialist Tarje, et loomaaes on hetkel külastajatele kinni ja kodus on jube igav istuda, kuigi päris mugav. Nii et otsustasime siis kutsuda teid külla meie loomaaeda. Et kui keegi saaks mulle kiire kommenti anda, et kui hästi on kuulda, siis kohe suunan kaamerat ka loomade poole, et te ei pea ainult minu ilusa nägu vaatama. Aga siis täna oleme teiega meie suurepäraste korsakite juures. Kui soovite midagi öelda nende kohta, loomaaia kohta, teie elu kohta või küsida midagi korsakite kohta, siis ma palun väga. Ja tere kõigile, kes... super, aitäh! Jah, et tagasiside on väga teretulnud. Me teeme seda väga sellises vabas stiilis. Aga nüüd siis suunangi ma teid meie suurepäraste loomade poole. Et puuris on siis hetkel meie suurepärane talitaja Tatjana, kelle ainsateks kaslasteks praegu loomaes ongi loomad, sest me püüame praegu vältida kõigesugust inimkontakti ka töös. No ja räägime siis loomadest, eks? Et need on stepirebased korsakid. Nagu näete, siis meie loomaes neid elab 2 isendit. Emane Rita, kes sai alles märtsi lõpus 5-aastaseks. Nii et kui meie seas on 5-aastaseid vaatajaid, siis tere teile ka. Ja teine korsak on siis isane Ruudi. Ruudi on palju vanem. Tema on 12 aastat vana, mis rebaste aastates on igivana. Et nad põhimõtteliselt looduses elavad võib-olla paar aastat alles. No võib-olla 4, kui neil väga veab. Aga tehistingimustes nad võivad elada palju kauem. No näiteks kuni 14. Ja nagu näete, siis üks korsakidest praegu kaevab seal urgu. Ma proovin korraks zoomida. Jaa. Põhimõtteliselt, kuna meie korsakid söövad peaaegu iga päev, neil on üks nälgimispäev nädalas, siis nad ei ole alati nii näljased ja alati eelistavad mõne toidutükki maa sisse kaevata ja siis näljapäeval kaevavad välja ja söövad. Tšau! Täna menüüs on siis loomaliha. See on luuüdi, mida meie suurepärane korsak siis võttis ja praegu vist otsib koha, kuhu seda sisse peita. Siis peale loomaliha vaatame, et on vutimunad. No ja mõni rott. Rott on tegelikult üks nende lemmiktoitudest. See on ka väga looduslik toit nende jaoks. Jumaldavad süüa närilisi. Kui te pole närilisi söönud, soovitan teile ka, kui olete rebane. Ja siis nad saavad terve
selle korjust terve keha, sest siis nad saavad ise ka seda naha süüa, kui soovivad, või mõned siseorganid ja nad on ju väga toiduainete rikkad. Nii et alati püüame pakkuda loomadele võimalikult rikas toitu. Tšau! Nagu näete, üpris väike tegelane ja tegelikult nende nimi korsak eesti keeldes tuli vene keelest, aga vene keeldes tuli türgi keelest ja korsak tähendab lühijalgne põhimõtteliselt, sest nad on rebased, aga tõesti sellised lühikesed tegelased. Ja võib tunduda, et nad on sellised paksud karvased ja see on seepärast, et nad ei ole sel aastal veel vahetanud oma talvekarva. Noh, eks seepärast, et hetkel Eesti hooajad ei olegi nii täpsed, siis ka loomad ei saa väga hästi aru, et millal peab oma karvastikku vahetama ja tundub, et hea ka, et nad pole veel seda vahetanud, sest täna on 4. aprill ja sajab lund. Aga mis on huvitav, on see, et kui nad vahetavad karva kevadel, ehk siis nende heledam karv muutub tumedamaks ja selliseks pruunikaks, siis karvavahetus algab peast. Aga kui nad vahetavad karva sügisel ehk muutuvad heledamaks sellisteks hallideks, siis karvavahetus algab pepust, sabast. Et kõikidel loomadel, kes vahetavad hooajaliselt karva, siis see karvavahetus algab erinevast kohast. Mõnedel algab jalgadelt, mõnedelt puusadelt või kõhust, aga korsakidelt siis peast ja sabast. Ei tea miks, pakuksin seepärast, et neile meeldib, kui nende pepu on hele, et siis kõige pikemat aega see ongi just selline. Ja kui ma vehin siin oma selfie pulgaga, siis te näete, et terve aadik on auke täis ja kõike seda siis kaevavad meie korsakid ise. Kui nad elavad looduses, siis nad kaevavad ise päris harva. Tavaliselt nad kasutavad teiste puruloomade kodusid. Aga no eks oskavad kaevata ka. Ja nagu mulle ütles talitaja Tatjana, siis nende urkudega on natukene ka jama, sest nad kaevavad neid 50 sentimeetri sügavad ja siis, kui talitaja ei tea, et kuskil on auk, siis ta võib isegi sisse astuda ja põlveni kukub maha. Ja siis mõned neist on lihtsalt augud, mõned on täitsa tunnelid. No ja looduses, aitäh Karmel, väga hea küsimus, et looduses nad peidavad toidu siis, kui nad elavad väga loomarikkal maal, kus nad saavad palju süüa. Aga tegelikult looduses küttimine ei ole selline muinasjutt nagu loomaias elamine. Nii et neile ei pruugi olla alati seda vastupidavust ja
tahejõudu, et mitte süüa oma toitu kohe. Aga ja siis looduses korsakid kütsivad küll üksi, mispärast neid kutsutakse üksielulisteks loomadeks, aga nad üldse ei pelga teiste korsakite lähedust. Ja tihtipeale, kui üks kurgude süsteem on juba välja kaevatud ühe looma poolt, siis sinna tulevad ka teised loomad. Ja kui nad sobivad iseloomudega kokku, siis elavadki ilusti koos ja pole mitte mingit probleemi. Et kui olete alles ühenenud meiega, siis meil on 2 korsakit, emane Rita ja isane Ruudi. Ma oletan, et Rita ongi see, kes jookseb ringi, sest ta on noor ja tegus. Ja Ruudi on siis natuke rahulikum. Nii et ta vaatab meid siit. Jah. Korsakid kunagi, 12 000 aastat tagasi elasid ka Euroopas muidu, Šveitsis ja Tšehhimaal näiteks, aga siis kõik kolisid itta ja praegu elavad näiteks Mongoolias või Põhja-Hiinas. Et kui teil tuleb küsimusi nende kohta, siis küsige julgelt. Kui soovite avaldada korsakitele oma armastust, siis ka palun väga, ma annan seda neile edasi. Aitäh küsimuse eest, Tatjana, et kas te mõtlete, et kas Rita ja Rudi eelistused on erinevad või kas looduses ja tehistingimustes? Et põhimõtteliselt nagu koerlased, nad on lihasööjad ja peaaegu 100%. No nad söövad putukaid, närilisi, linde, linnumune, aga looduses võivad näksida natukene, hästi natukene ka taimi, muru, mingeid juurikaid võib-olla, kui leiavad, aga see pigem siis, kui nad ei leia piisavalt palju liha endale. Aga vot meie omad iludused, neile taimetoit üldse ei meeldi. Nemad söövad ainult liha ja lemmiktoit on siis rotid. Ja niimoodi nad puhastavad end, et rebastel kõikidel on spetsiaalsed näärmed, mis eristavad neile spetsiifilist lõhna ja siis mõned neist on lõhkadel. Ja korsakid, nad ei ole väga ohustatud, et nendega on nii, et neid kütitakse karusnaha saamiseks. Ja siis neis riikides, kus nad elavad, siis neid kaitstakse
Ja nagu ulukloomadega ikka, et on olemas piirangud, kui palju saab ühes aastas küttida. Aga mõned aastad on tegelikult päris nagu kurvad nende jaoks, et neid kütitakse väga palju, aga siis see tähendab, et järgmisel aastal küttida ei tohi. Nii et nende arvukus kõigub aastast aastasse. Ja siis Ülle küsis mõnda aega tagasi, et kuidas neil pere planeerimisega on. No ja pean ütlema, et tegelikult natukene aega tagasi neil oli inneaeg, aga seda huvi tundis ainult emane Ritta. Ja ta väga proovis kuidagi ka Ruudile seletada, et davai siis, lähme urgu. Ja ta proovis tantsida natukene ja ta justkui jagas temaga toitu. Ja Ruudi vaatas seda kõike väga sõbralikult. Aga kuna Ruudi on juba ammu kastreeritud, siis sellised lõbud talle on aru saamata. Nii et pere planeerimine on inimeste poolt juba kõik ammu ära otsustatud neile. No tundub, et meie Ritta täiega tegeleb nüüd suur kevade puhastusega. Liigutab mööblid üle terve aediku. Aga siis selleks, et nad ei kaevaks end täiesti aedikust välja, siis te näete, et aedik on ümbritsetud võrguga ja see võrk läheb ka päris sügavale maasse ja siis perpendikulaarselt ka aediku sisse. Nii et end välja kaevada neil oleks päris raske. Ja siis see on meie Ritta luuüdiga, mis on peale rotte nende lemmiktoit, millest ma täiesti aru saan. Ja siis nagu näete, et aedik on päris looduslähedane. Korsegid nad elavad kõrbedes ja steppides ja poolkõrbedes. Nii et tihe taimestik neile üldse ei meeldi. Väga meeldib kaevata. Ja siis kunas nad elavad loomaias, siis selleks, et neile igav ei hakkaks, me pakume neile regulaarselt keskkonna rikastamist. Näiteks see suur liivahunnik, mis on meie, ma oletan, et see on Ritta,
et ritta taga, see on siis selline sensoorne rikastamine ehk nad saavad selles liivas püherdada või nad saavad seal kaevata ja see liiv on natuke teistsuguse tekstuuriga kui see muld, mis neil aedikus on, teise lõhnaga. Ja neile üldse väga meeldivad sellised looduslikud lahendused ehk kui me anname neile mingit plastmänguasja nagu näiteks see kuul seal või pallige seal, siis sellised mänguasjad meie korsakeid väga ei huvita. Küll aga kui me toome neile liiva või mõne puutjüve või isegi peeglid tegelikult, siis sellised asjad neile väga meeldivad. Aga et tegelikult, kuna see on meie esimene, kohe ma proovin neid üles leida. Ja, et kuna see on meie esimene selline otseülekanne, siis ei tee seda pikaks, ei venita, teeme seda lühedaks ja armsaks. Nii et, hetk, seal käib mingi kaevamine. Nii et kui teil on veel mõni küsimus, siis küsige. Jah, aga kui küsimusi ei ole, siis tänaseks me lõpetame. Suur aitäh kõigile, kes tulid külastama meie asukaid ka sellisel erilisel ajal, mis praegu maailmas on. Püsige terved, püsige kodus ja hoidke meie sotsiaalmeedial silma peal, sest hakkame kutsuma teid külla virtuaalsetele sellistele väikestele tuuridele ka edaspidi. Ja kindlasti ootame teid kõiki loomaaeda siis, kui me uuesti lahti oleme. Aitäh!